Nii, tänu Jumalale tema sõna eest, et me võime olla sõna tegijad, mitte üksipäinis kuuljad. Piibli peab ka tooma praegult, sest mul on üks kirjakoht. See on tõlkimata. Nii. Et oleme võtnud sihikule siis meelte uuendamise teemas, sest mõtlemine on see, mis mõjutab meie uskumist. Eks ju. Et ühest küljest ta mõjutab, teisest küljest mõtlemine ka juhib uskumist ja uskumine juhib siis seda, kuidas me räägime. Rääkimine mõjutab seda, kuidas me käitume ja see, kuidas me käitume, mõjutab seda, kuidas me neid Jumala õnnistusi vastu võtame. Just, et kui me mõtleme õigesti, siis me räägime õigesti, kui me räägime õigesti, siis me käitume õigesti ja siis me võtame ka Jumala sõna hästi vastu ja neid õnnistusi. Aga kui me käitume või mõtleme valesti, siis me ka käitume valesti ja see hakkab takistama meil Jumala sõnast vastuvõtmist. Ja ütleme, see õige mõtlemine on osa sellest vastuvõtmise protsessist ja ka tegelikult sellest muutumise protsessist. Et me vaatame ju meelte uuendamist. Nii nagu me kasutame usku tervise, rahu, rõõmu vastuvõtmiseks, samamoodi usu läbi rakendame mõistlikku meelt. Jumal on andnud meile uuesti sünniga juba mille siis? Ta on andnud meile midagi, väevaimu, armastuse vaimu, mõistliku meele vaimu on ta meile andnud, need kuuluvad uuesti sünniga. Aga meil on vaja õppida kaitsma neid, nii nagu me kaitseme oma tervist. Inimesed tihti mõtlevad või otsivad abi nii-öelda loomulikust ehk tunnetest või emotsioonidest. Et see, kuidas ma tunnen või mida ma tunnen. Aga kust meile abi tuleb? Abi tuleb meile Jehova käest. Aga abi tuleb meile meie vaimu kaudu. Eks ju huvitav. Sellepärast, et me võtame Jumala sõna, Jumala mõtted, paneme need oma meeltesse mõtetesse ja sealt oma vaimu. Ja sealt selle sõna kaudu, meie vaimu kaudu meile abi tulebki. Rooma 12.2 ütleb meile, et Jumal pakub meile muutumist. Aga me ei hulbi sellesse automaatselt, et hopsti. Kuidas see muutus esile tuleb? Tuleb siis, kui me teeme asju kooskõlas Jumala sõnaga. Ainult siis tuleb muutus esile. Ja mis on siis, mis me tegema peame, et selle kirjakoha järgi siis öeldakse, et ärge muutuge selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Seega meelte uuendamine toob meile muudetud elu, nagu me oleme rääkinud. Aga mõnikord tundub, et mugav on mitte muutuda, sest inglise keeles ütleb ka, et ärge muganduge, mis on justkui mugav on muganduda, aga ta ütleb, ärge muganduge selle maailma sarnaseks. Et inimene sünnib uuesti siis, kui ta jätkab käitumist samamoodi nagu varem, mõtlemist, rääkimist, uskumist, mida iganes samamoodi nagu varem, siis ta saab röövitud. Temalt röövitakse tema muudetud elu, mis tegelikult on Jumala tahe, et meie elu muutuks. Muutumise protsessis toimub ka midagi väga olulist, milleks on vaimne kasv, areng, küpsemine, see, mille me tegelikult taotleme seda, mille poole liigume. Kui väike beebi siia ilma sünnib, siis ta sünnib beebina, mitte teismelisena, mitte täiskasvanuna, eks ju? Ta on beebi ja siis ta hakkab seda piima jooma ja siis ta hakkab vaikselt kasvama ja oskuseid omandama ja arenema. Täpselt samamoodi on vaimselt. Et kui me oleme uuesti sündinud, siis me oleme beebid Kristuses, mis on täiesti normaalne. Ja me hakkame jooma seda vaimset täispiima, aga me ei tohiks selles etappi kinni jääda, nii nagu meil ei jää normaalse arenguga beebideks, tittedeks. Nii ka meie ei tohiks jääda tittedeks vaimselt.
sest siin on midagi olulist, sest kui me küpseme ja kasvame vaimselt, siis Jumal saab meid kasutada palju rohkem kui siis, kui me oleme väikesed lapsed või titad. Jumal armastab meid, me ei kahtle selles, eks ju. Ta armastab meid ja me oleme talle väärtuslikud ja olulised, aga kui me kasvame ja küpseme, siis ta saab meid hakata kasutama palju rohkem. Nii nagu lastega, eks ju, et sa ei anna praegult lapsele ülesannet minna poodi või mida iganes teha, ülesanded, tal on jõukohased ülesanded, aga sa ei anna talle liiga suurt ülesannet. Aga mida enam laps kasvab, seda rohkem sa saad teda usaldada ja talle ülesandeid anda. On nii? Vaimselt on samamoodi. Mida rohkem me küpseme vaimselt, seda enam saab Jumal meid kasutada ja seda enam me saame talle kasulikud olla. Ja mida rohkem me oma meeli uuendame, seda enam ta saab meid kasutada. See on nagu vahva näite oli, pastor Nancy Dufresne tõi näite, kui tema ema armastas antiikmööblit restaureerida, et siis ta tõi näite, et see on nagu antiiktool, mis on ära restaureeritud, et ta on väga ilus, ta on väärtuslik. Aga kui seal istuda ei saa, mida nad ei tohtinud teha, siis kasutegur oli väike. Et meil on ka Jumalas ju väga Kristuses väga suur väärtus. Me oleme Jeesuse verega lunastatud, selles ei ole mitte mingit küsimust, me oleme väga väärtuslikud. Aga kui me oleme väiksed titad, siis me ei saa Jumalale tagasi anda nii palju, kui tema ootab, kui tema tahab, palju tema tahab meid kasutada. Ja mida enam me küpseme, siis seda rohkem me saame panustada Jumala riigi töösse. Me vaatasime eelmisel korral seda, kuidas Paulus kirjeldas seda muutumise protsessi, eks ta kasutas meelt uuendamise, kirjeldas seda kui meelt uuendamine ja Jakobus sõnastas selle hinge päästmisena. Johannes ütles, et see on hinge edenemine ja Taavet ütles, et mis ta ütles, on meeles? Tema kosutab mu hinge. Et see on nüüd protsess, et see ei ole nii, et ma õhtul lähen magama, hommikul ärkan üles, ütlen, ohoo, minu hing on uuendatud nüüd, mu hing on kosutatud, mu hing ongi uuendatud, jah, meelt uuendamine, eks. Aga see saab siis teoks, kui ma võtan Jumala mõtted, Jumala sõna ja teen ta osaks oma vaimust ja osaks oma mõtteelust. Kui ma võtan Jumala sõna ja rakendan usku ja panen selle praktikasse kõik, mida ma olen õppinud, siis saab minu hing kosutatud selle sõna läbi, mida Jumal on mulle näidanud ja mida mina oma vaimu olen pannud. See annab vastused ka minu elule, kui mul on küsimus, mis on Jumala plaan, mis on Jumala eesmärk, mis on Jumala tahe minu elu jaoks. See ongi viis Jumala sõna kaudu, kui ma selle oma enda vaimu osaks teen ja oma mõttemaailma osaks teen. Ma saan vastused nendele küsimustele ja ma ei pea olema segaduses, mis on Jumala tahe või plaan või eesmärk minu elu jaoks. Ja mida rohkem me ennast sellele protsessile allutame, seda kiiremini see toimub. Meie dikteerime, kui kiiresti meie meelt uuendamise protsess toimub. See on sama nagu ruumi toas mingi ruumi seina värvimine. Ma võin seda teha niimoodi, et ma alustan hommikul, väga intensiivselt värvin toa seinu. Ma ei tee pause, ma ei vahi telekat vahepeal, ma ei näksi. Ma reaalselt pingutan, mul on sihipärane tegevus ja tuba saab värvitud. Ma võin ka teha niimoodi, et ma astun sinna tuppa, kastan pintsli või rulli sinna värvi sisse, tõmban ühe sellise tõmbe vastu seina ja ütlen, aitab küll, ma lähen minema. Ja 3 kuu pärast võib-olla minult küsitakse, tullakse vaatama, et oi, sul on üks sein värvitud, kaua sa tegid seda? Ma ütlen, 3 kuud tegin. Ja kui küsitakse, miks, siis mis on minu vastus? Minu vastus on see, et järelikult ma olin huvitatud sellest ainult nii palju. Et 3 kuuga sai ainult üks sein värvitud.
See tähendab, see protsessi kiirus sõltub sellest, kui palju me huvitatud oleme. Mõnikord saame me eemale kistud ebaolulistest asjadest. Me ei peaks seda laskma ebaolulistel või takistavatel asjadel ennast eemale kiskuda. Jah, meil on kõigil igapäevane elu. Me kõik käime tööl, on omad kohustused, aga me peame valvama. Tegelikult ka peame valvama, et mitte miski ei saaks nii suureks takistuseks, et meil jääb see protsess tegemata ja lõpetamata. Sellepärast, et meelte uuendamine on see protsess ainukene asi, mis muudab meie elu, ainuke asi, mis reaalselt muudab meie elu ja mis hoiab meid õigel teel ja õigel kursil. Ja see on see valdkond, mis mõjutab, kui me hakkame oma meeli uuendama, siis see annab kasuteguri nii tervisele, nii armastuses käimisele, rõõmus, rahus käimisele, tööalaselt, äritegevuses, ükskõik mis eluvaldkond on, kasutegur on igas eluvaldkonnas. Ja mis on oluline, et meil on vaja õppida ühte asja veel. See võib-olla tundub hästi loomulik, et ma tean seda. Aga võib-olla siis see kehtib noorematele kristlastele, kes on palju rohkem nagu lapseas, nad ei ole veel väga küpsed, sest mina mäletan sellist mõtteviisi enda puhul. Aga oluline on see, et me arendaksime välja oma isikliku suhte Jumalaga, oma usu temasse. Mis ma sellega mõtlen? Et mul on isiklik omadus temaga. Kui mina olin noorem, ma mäletan seda mõtet, et mul on hea turvaline, mul on pastor, kelle peale ma saan loota, keda usaldada või kes aitab, kui vaja on. Või kui on kristlased abielupaar, eks ju, et ma saan abikaasa peale loota. See kõik on hea ja tegelikult meil ongi usukaaslaseid vaja, kes aitavad meid läbi minna, on headest või rasketest aegadest ja selleks on pastor on toeks ja abikaasa võib toeks olla ja teised koguduse liikmed. Aga mis ma sellega mõtlen on see, et meie elud tulevad inimesed, meie elust lähevad inimesed. Ja see ei tohiks meid ümber lükata. Ka see, kui keegi tuleb, see tähendab, et kui ma olen meeled uuendanud, ma suudan püsida sellel õigel rajal ja hoida oma stabiilsust. Või veel enam, kui keegi me elust ära läheb, kas keegi keerab selja, ütleb, ma ei taha enam sugu tegemist teha, või keegi lähedane läheb Jumala juurde ja sa jääd siia, siis uuendatud meel on see, mis aitab hoida stabiilsust ka nendel hetkedel. Ja see ongi see, mida ma mõtlen. Meil on vaja oma isiklikku suhet Jumalaga. Seda, et tema on minu tugi. Tema on minu sammas. Jah, kaaskristlane on hea. Ta saab olla õnnistuseks. Teise usk aitab mind. Ta on õnnistuseks, ta on toeks. See kõik on õige ja hea, aga mul peab olema see oma kindel veendumus Jumalas ja usk ja usaldus temasse, et mis iganes minu ümber toimub, kas keegi tuleb mu ellu või läheb mu elust, siis mina olen stabiilne. Minu ankur on Jumalas. Tema on minu tugi, tema on minu kalju, tema on minu heaolu. Meelte uuendamisega saame me oskused elada sõna järgi. Mulle meeldis näide, kus näiteks sportlane, kes on tšempion, ta on saanud karikad. Ja oma elu lõpul võib see sportlane, kellel on need karikad või mingid medalid, väga olulised, anda need pärandina oma lapsele või lapselapsele. Aga selle karikaga koos ta ei anna üle oma oskuseid. Ta annab ainult selle karika, aga mitte need oskused, millega on saadud see karikas. See tähendab, et kellegi teise vaimne kasv ei ole minu vaimne kasv. Kellegi teise areng ei ole minu areng. Pastor võib areneda vaimselt jõudselt edasi, aga see ei ole minu areng. Tema ei saa areneda minu eest. Mina pean ise oma arengu tegema, ise oma kasvu tegema, ise küpsema.
2. Timoteuse 1:7 me oleme seda vaadanud. Ma korraks keeran. Nii. Teise Timoteus, miks ma esimeses olen? See midagi on valesti. 2. Timoteus 1:7 ütleb, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Jumal ei paku hirmu ning ei tegele meiega hirmu pinnalt. Meile kuulub meelevald, et tegeleda hirmuga ja kurat ei saa panna meid valesti mõtlema. Ta ei saa sundida sind valesti mõtlema. Ta saab ainult soovitada mõtteid. Ja ta ei saa sundida meid ka vastu võtma neid valesid mõtteid. Aga kui me võtame valesid mõtted vastu, siis hakkab tema energiat sellele lisama. Ta hakkab võimendama neid. Kui me ei võta vastu, siis ei ole tal mitte millelegi energiat lisada ega võimendada ühtegi mõtet. Sest Jumala mõtetega ta koostööd teha ei saa. Ta ei tee koostööd. Mis on valed mõtted? Kõik, mis sisendavad hirmu, kahtlust, rõhumist, depressiivsust, paanikat, sidumismõtted. Ja me juba teame, et kuidas me need mõtted eemale kihutame, eks ju, vastates Jumala sõnaga, ja kui me uuendame oma meeli, siis me eristame seda, mis on õige ja vale mõtlemine. Me suudame siis eristada, mis on Jumala tahe ja plaan ja eesmärk meie jaoks. Piisab vaid sõnad sassis, piisab ühest valest mõttest, mis kurat paneb. Piisab ainult ühest, et ta seda võimendama hakkaks. Ei ole vaja oodata, et ta 10 paneks neid pähe. Sest mida ütleb 2. Korintuse, ma olen praegu 2. Korintuse 10. peatükk, 5. salm. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikkuse alla. Iga mõte tuleb tuua Kristuse sõna kuulelikkuse alla. Me ei saa jätta ühtegi mõtet tähelepanuta. Mitte ühtegi. See eeldab väga suurt distsiplineerimist, oma mõtte maailma distsiplineerimist. Ja me ei tee seda omast jõust, meil on antud Jumala vägi selleks. Meil on püha vaim, kes on alati kohal olev abi. Kui me palvetame teistes keeltes, võõrastes keeltes, siis seda enam me hakkame mõistma ja tundma püha vaimu abi enda elus, tema juhtimist. Sest ta juhib meid igapäevaelus, ka pisiasjades. Ja mida rohkem sa palvetad teistes keeltes, seda enam sa hakkad ka märkama neid asju, mida püha vaim suunab, mida ta näitab, mida ta aitab. On see Jumala sõna või on see su igapäevane elu? Ma tahan rääkida ühe loo, sest pastor Nancy Dufresne ütles ühel hetkel, et Jumala vaim andis talle südamesse rääkida lugusid nii enda kui ka oma abikaasa Dufresne'i elust. Eesmärgiga, et need julgustavad inimesi, need ehitavad üles, need annavad abi inimestele. Ja ma mõtlesin, ta tõi näite, et samamoodi nagu veritõbine naine, eks. Piiblis on tema lugu ja see aitab tänapäevalgi inimesi. Nad võtavad selle loo ja saavad kinnitatud, nende usk saab kinnitatud, et Jeesus tervendab. Mina mõtlesin täna sellele lugude peale. Ma mõtlesin, mul on ka oma lugu, et tegelikult on mõnikord hea kirja isegi panna omad lood. Aga minu lugu ma pikalt ei keskendu oma loole, aga ma tahan välja tuua selle, kui oluline on palvetada oma laste eest või ka lähedaste eest. Näiteks, sest minul on 2 lugu sellist lapseeast, kus mina tean, et minu eest palvetati. Tõenäoliselt kindlasti on üks palvetaja mul ema olnud,
aga ma tean, et minu vanatädi abikaasa oli pastor ja ma tean, et tal olevat olnud nimekiri lähedastest, kelle eest ta palvetas. Ja minul on olnud 2 sellist juhtumit, kus ma teadsin, üks oli lasteaiaealine, ma olin siis, ma teadsin, et tema õpetas, et inglid kaitsevad sind. Ja ma ronisin ühe puuvirna peal, kust ma libastusin ja alla kukkusin kuskile puukuuri, kus olid naelad ja asjad. Ja see kukkumine oli nii pehme, nagu ma oleksin vatti vajunud. Ja tol hetkel ma teadsin, et inglid püüdsid ja hoidsid mind. Sest see oli nii pehme, see oli tõesti suju. Ja ma teadsin ka seda, et kui ma lähen nüüd uuesti sinna puuvirna otsa ja provotseerin, ma saan väga haiget. Sest ma ei tohi teha, seda mul õpetati. Ja ma teadsin. Ja teine lugu on see, jällegi Jumala kaitses, see on see vili, et minu eest palvetati ja Jumal kaitses mind. Oli üks me suure kivi otsas, mul kodus oli hästi suur kivi, me hüppasime, panime traktori sisekummi sinna ja me hüppasime sinna peale niimoodi, nagu lapsed ikka istuli. Ja korraga see kumm läks kaugele ja ma lihtsalt mäletan aegluubis kukerpallitamist ja mind pandi niimoodi kõhuli maha vaikselt. Ja ma mõtlen, et see on ime, sellepärast, et ma oleksin võinud seal oma kukla vastu kivi kõvasti ära lüüa ja teiseks kaela ära murda, sest ma tegin salto seal niimoodi, aga see kõik oli aegluubis ja niimoodi vatti vajusin. Et see on Jumala kaitse, kuidas reaalselt Jumal kaitseb, inglid kaitsevad. Et see on nagu selline lugu, aga pastor Nancy Dufresne räägib loo Eddie Dufresne'i vanematest. Ja see on siis, kui nemad olid 15-16 aastased noored katoliku uskunud olid. Ja see oli 40. aastatel. Nad olid siis Eddie vanemad, ise alles teismelised, 15-16, kus juhtus selline asi, et see 15-aastane tüdruk ei rasedaks. Ja väga keeruline olukord, sellepärast, et see oli aeg, kus see oli väga häbiväärne. Nad ei olnud abielus, nad käisid kirikus ja neil tekkis mõte siis sõita ühte Mehhiko linna, et teevad aborti. Aga too noormees siis tundis, et see ei ole õige. Ja nad otsustasid salaja abielluda siiski ja jätta laps alles. Ja ilmselt nad Ühendriikides seda teha ei saanud, et nad läksid siis Mehhikosse, aga selle asemel, et pärast minna tähistama seda abiellumist. Nad ei tähistanud seda, sest vanemate luba neil ei olnud ja see uudis mõjus tüdruku isale sedavõrd rängalt, et ta otsustas oma elu ära lõpetada. Ja tüdruk sai sellest teada kirja teel. Talle anti see kiri, nii et see oli nagu väga raske olukord. Olid ise alles lapsed, laps oli tulemas, toetust neil ei olnud. Üks vanem oli endalt elu võtnud. Ja igatepidi väga-väga keeruline. Ja see tüdruk kasvas üles selle mõttega, selle ühe mõttega, et tema on põhjustanud oma isa enneaegse surma. See oli tema mõte. Ja nendes mõlemas perekonnas oli olnud ka alkoholiprobleemid. See tähendab, et nemad tegid sellise vande noortena, et me ei puutugi alkoholi. Aga elu oli nii raske, et tüdruk ütles, ma võtan natukene, mõõdukalt. Aga mõõdukus selles juures ei ole, eriti kui on niisugune taust, nagu seal. Ja sellest mõõdukusest sai siis natukene suurem probleem, kuni tegelikult oli see nagu alkoholism juba. Nii et see üks tegelikult see vale mõte, sest tegelikult niisugust olukorda, et üks inimene läheb nii rängalt valele teele ühe mõtte või ühe teo pärast, seda ei eksisteeri. Et kui inimene, vaata paljudest seletab ka seda, see on sama asi, millega mina olen tegelikult üles kasvanud.
et kõik, kes endalt elu võtavad, lähevad põrgu automaatselt. See on see, mis see on see, mis teatud usupiirkondades on õpetatud ja tõenäoliselt õpetatakse. Aga see on seesama näide, et kui inimesel ütleb mingi siseorgan üles, on see süda või neer või kops või maks ükskõik mis siseorgan, siis me oleme täiesti veendunud, et sellepärast ta põrgu ei lähe. Et samamoodi Jumal teab, mis olukorras keegi inimene on. Et see, et kellegi meel, mõttemaailm on nii tugevalt saanud kahjustada. See ei ole ka see ei ole nagu üks mõte, mis tuleb, vaid see on pikaaegne vale mõtlemine ja ta on nii tugevalt saanud kahjustada, et inimene on murdunud. Siis Jumal näeb seda olukorda ja me ei saa tegelikult öelda, et see inimene on automaatselt läinud põrgusse. Et see üks vale mõte ka, mis sellel tüdrukul peas oli, et tema on põhjuseks nii suures tragöödias, muutis ka tema elu täiesti tegelikult hävitas. Et oleksid nad teadnud seda, mida üks vale mõtlemine teeb, oleks saanud suure kahju ära hoida. Sest me lugesime Efesuse 5:18. Mul on King Jamesis. Ja ärge olge joobnud veinist, milles on liialdamine, ütleb see inglise keele tõlge. Milles on liialdamine, selles ei ole mõõdukust, vaid olge täis vaimu. Mida rohkem me vaimu täis oleme, seda parem elu meil on, me ei peagi kainena elama seda. Nii nagu täna tegelikult välja tuli, meil on oluline sõna, aga meil on oluline ka vaim, et me oleksime jätkuvalt täis vaimu, jätkuvalt täis. Aga mida me teeme siis, kui meil on mingi tõesti väga suur koorem, väga suur mure, sest Piibel ütleb, et ära joo vastu veinist, saa täis vaimu. Aga mida me teeme siis, kui meil on, mida Piibel ütleb, et me peaksime tegema, kui meil on suur mure, mida need noored tol hetkel ei teadnud? Nad ei teadnud, nad ei olnud kokku puutunud 1. Peetruse 5, 6 ja 7 kirjakohaga. Nad ei osanud oma muret anda Jumala peale. Aga meie teame, mida see kirjakoht ütleb, mul on laiendatud klassikalises tõlkes. Seepärast alanduge. See on 1. Peetruse 5, 6 ja 7. Seepärast alanduge või alandage oma enda hinnangul, enda arvamuses Jumala vägeva käe alla, et ta teid õigel ajal ülendaks. Heitke kõik oma mured, kõik oma ärevus, kõik oma mured üks kord ja alatiseks tema peale, sest tema hoolitseb teie eest hellalt ja valvsalt. Alanduge, alandu, see tähendab kuula. Me ei tea kõike, me ei ole kõike teadjad, me ei saa hoida sellist suhtumist, ma juba tean. Vaid ma alandun, ma olen valmis õppima, alanduge, Jumal ei alanda sind, kes alandub Jumala vägeva käe alla? Meie ise alandume. Jumal andis selle ülesande meile ja Jumal ei too negatiivseid asju meie ellu, et meid alandada. Jumal ütleb, alanduge. Kuhu me peame alanduma? Jumala, missuguse käe alla? Jumala vägeva käe alla. Just, tema käsi on vägev, tema käsi on võimas, temal on pääste ja abikäsi. Ja ta ütleb, alanda ennast ise selle vägeva käe alla, mis vabastab ja aitab.
meie ise alandame ennast ja tema toob siis välja meid sellest raskusest, kus iganes me oleme. Mida tähendab, et heida oma mure? Selle, et sa võtad selle enda käest ja annad selle Jumala kätte. Ükskord ja lõplikult. Ma annan selle Jumala väehoolde, et tema saaks tegeleda selle asjaga, et tema vägi saaks selle kallal toimetada. Ma pean andma selle enda käest tema kätte, sest tema käsi on piisavalt vägev, et meid hoida ja meid kaitsta ja selle ükskõik, mis probleemi eest või seda probleemi lahendada. Kui meie anname oma koorma tema kätte, siis tema käed hakkavad selle kallal tööle, tema vägi hakkab selle kallal tööle. See, mis tundus raske, see, mis tundus võimatu, Jumal keerab selle õnnistuseks, ta keerab selle meie kasuks, kui me jätame selle tema kätte. Jumal ei mõista mitte kunagi meid hukka selle eest, et meil on raskus, meil on koorem, meil on puudus, meil on abi vaja. Sest ta ütleb, heida kõik oma mure, ta ise ütleb, heida, mina heidan. Me heidame oma mure tema peale. Ja tema peab hoolt. Kuidas ta peab hoolt? Tundlikult, valvsalt. Ta valvab meie üle. Ta tahab pidada hoolt meie eest. Jällegi üks lugu, hea lugu näiteks. Nancy rääkis oma elust, kui ta oli 8-9 aastane, oli seal kohas, kus ta elas, üks karneval. Ja keegi tuli ja kutsus teda kaasa. Ema lubas ja andis talle, ma arvan, see oli 25 senti. Tollel ajal sai selle eest terve päeva midagi teha ja toimetada veel, aga teda ei huvitanud need sõidud ja asjad, mis seal pakuti, teda huvitasid ehted. Ja siis ta läks mingi ehte putkasse ja andis oma raha, ütles, mis ma selle eest saan. Ta sai ühe keti, millel oli mingi ripats otsas, aga see oli nagu peenikene ketikene. Kinnitus oli hästi pisikene, hästi peenikene ja siis ta ütles, et ma ei võtnud seda ära, ei päeval ega öösel. See oli nädalaid. Ta elas sellega, magas ja elas sellega kogu aeg. Kuni selle sees olid sõlmekesed. Ühel hetkel ta ütles, et ma vajan abi. Ta andis selle keti siis ema kätte, ema võttis väikse peenikese nõela ja hakkas neid sõlmi arutama. Ta oli jõudnud viimase sõlmeni, kui siis tüdruk ütles, et nüüd ma saan hakkama, anna see minu kätte, ma teen selle ise, viimase ise. Ja siis ta võttis selle keti ja tõmbas niimoodi, et saaks sõlme lahti. Aga mis juhtus? Ei tulnud lahti. Läks veel rohkem sassi uuesti. Ema seisis kõrval ja ütles, et anna see minu kätte ja lase mul see lõpetada. Kui sa minu kätte jätad selle keti, siis ma saan selle korda. Sama asi, kui meie anname oma koorma Jumalale ja just kui hakkab hästi minema juba, me tõmbame selle tema käest ära, ma saan nüüd hakkama ja keerame asja bussi jälle, eks ju. Või sama asi on muretsemisega. Et kui ma annan Jumalale oma koorma ja ma hakkan muretsema, ma hakkan selle asja peale uuesti mõtlema, see hakkab mu peas ringi käima, siis järelikult ma võtsin selle enda kätte tagasi. Ma ei peaks seda võtma, sest mina neid olukordi nagu nii muuta ei saa ega lahendada ei saa. Et see, mis ma Jumala kätte annan, ma jätan selle sinna ja ei võta seda tagasi enne, kui olukord on täielikult lahenenud. Ma ei võta tagasi ka siis, kui tundub, et on natuke kergemaks läinud, et olukord annab hingata. Ma ei võta ka siis tagasi, kui kergus on tulnud, vaid siis, kui ta on täielikult lahenenud. Seega, kui ma alandan Jumala vägeva käe alla, siis tema saab mind aidata. Ma annan oma koorma tema kätte ja jätan tema kätte. Tema saab
siis mind aidata. Minu elu on siis tema kätes. Ja ta hoolitseb kõige eest. Iga koorma, iga mure eest, mis sa tema kätte oled andnud. Tema hoolitseb ja viib selle lõpuni, kui me jätame selle tema kätte. Amen.